Olles valmis, Vivatbet. Kreeka MM-ralli kõige suurem väljakutse nii sõitjatele kui autodele on kuumus. Praegu kolmapäeva õhtu me oleme siin juba sellises mõnusas tuuleili käes, on täitsa inimlik olla. Temperatuur on siin 30 kraadi ümber ja see tundub isegi nagu viludavõitu. Päeval aga kisuvad temperatuurid siin 40 kraadi kanti ja selge see, et rallisõidu ajal autos veel kõrgemaks. Räägime Robert Virvesega sellest, kuidas rallimehed sihukese kuuma vastu valmistuvad ja kuidas üldse oma eluga nende päevade jooksul hakkama saavad. No Robert, räägi, kas vaimselt kuidagi valmistuda ka, et nii kuumas rallit sõitest, et ega seal masinas ikka on selline sauna temperatuur ilmselt? Jah, ega nagu sa ütlesid, sauna temperatuur, et kodus olles üritasin käia nii palju saunas, kui võimalik oli ja tuleb hakkama saada. Mis need kõige suuremad ohud sõitja jaoks on, kui temperatuur läheb kõrgeks? Sellised vedelikud on ilmselt palju tarbida ja vedeliku puudus, aga oled enda jaoks läbi mõelnud kõik need asjad? Enam-vähem jah, et mul tegelikult eelmine aasta oli siin üks üsna kriitiline olukord, et laupäeva esimese ringi lõpuks mul oli üsna kehva olek, et kogu selle kuuma juures ja see energiakulu on nii suur, et põhimõtteliselt süüa väga ei saanud, et ei arvestanud, et see ring nii pikaks läheb ja kõik see kuumus ja asjad kokku ja kolmas katse siis laupäeva hommikul oli üsna siuke, ütleme nii, et mitte kõige mõistlikum. Aga katsete vahepeal, kui tulete hooldusparki, ma olen näinud, pannakse külmavestid selga ja kõik asjad, aga ütleme, kui teil on nüüd ülesõidud, mis te siis teha saate, et natukenegi ennast ja autot jahutada? No ega suurt polegi. Saad kombe pealt maha tõsta ja sõidu ajal mingit õhku endale peale suunata, aga teinekord, kui õhk läheb piisavalt kuumaks, siis tegelikult on juba see, et hoiad pigem luugi kinni, sest et see välisõhk hakkab pigem kõrvetama, et siis polegi, siis lihtsalt oledki seal. No eelmise aasta kogemusest palju sa, ma ei tea, ühe päevaga või ühe ralliga kaalust kaotad, et sa higistad ju kõvasti välja? Ma ausalt öeldes ei ole niimoodi täpselt jälginud, aga ma arvan, et vastalt peale ka kogu aeg sööd ja jood, et siis ralli lõpuks ma arvan, see väga hull erinevus ei ole, vähemalt mul, et see seisab üsna samas kandis, aga suures plaanis ikkagi jah, kogu selle rallipäeva juures on päris koormav faktor kogu see kuumuse asi, et katsed on ka küllaltki pikad ja tehnilised, et seda õhuvoolu ka autosse ei tule, et ütleme nii, et enamusest liiga nauditav ei ole seal olla. Vivatbet on WRC 2025 ülekandepartner TV6. No Kiiver küll ka hoiab otsasist, aga oled midagi ette võtnud, et need higi sõidu ajal silma ei tilguks, ma ei tea, mingi peapael veel siia alla või on vajadus ükskõl asjad? Vajadust oleks, aga ma arvan, need asjad ei toimi, et see peab meeldima. Peab meeldima. No teine asi on autod, et autodele on ka see kuumus kurnav ilmselt eelkõige siis rehvidele, et kuidas, mis mõju see avaldab? Kui veel teetemperatuur ka tavapärasest kõrgemaks läheb, et kindlasti rehvi kulunemine on ka tavalisest suurem ja see on ka asi, mis tuleb silmas pidada kogu ürituse vältel, et kui kogu aeg 100% sõidad, siis ma arvan, et võib juhtuda, et ei tule võib-olla välja rehviga, aga eks seda näeb ralli käigus, et natukene võiks kaasa aidata see, et paljud katsed on merepinnast nii palju kõrgemal, et mingites kohtades ma usun, et see nii õhk kui ka teetemp ei ole võib-olla niivõrd kriitiline, aga see
see on täna minu lootus, et seda näeme alles järgnevatel päevadel, mis ta päriselt on. Kas autoseadistusele ka tuleb kuidagi teistmoodi läheneda seoses selle kuumusega või ütleme siin midagi teha pole, et on nagu on? Ei, sellega suures plaanis ei ole midagi teha, et see on üldiselt teede seisukorra ja oludega kooskõlas. Ma tulen korraks selle inimfaktori juurde veel tagasi, et kui te seal sõidate ja sul on kaardilugeja ka autos, et sa ütlesid, et sul eelmine aasta, eks ole, oli suht kehva korra olla, et kas te olete kokku leppinud ka mingisuguse, et kus maani nagu kannatada või kui tõesti läheb väga halvaks, et millal siis nagu ütelda või kuidagi kaasa selle märkugi anda, et kuule, praegu ei saa rohkem nii? Ei, meil seda varianti ei ole, et peame hakkama saama. See on ikka suhteliselt ohtlik tegelikult, et jälgida ikkagi tuleb ennast ja seda enda enesetunnet ikkagi. Ja, ei, seda kindlasti, nagu ma ütlesin, et see oli selles suhtes hea õppetund eelmine aasta, et täna ma usun, et kui normaalselt ennast ka tankida päeva vältel, et küll siis nagu hakkama saab, aga tõepoolest, ma omal nahal nägin ära, et see tegelikult võib nagu päris kehva olla. Kui sükse kuumusega pead palju vett jooma, kas vee maitse läheb sinu jaoks vastikuks juba? Kurat, kui siuke janu peale on kogu aeg, siis ikka ei pane tähele, siis läheb isuga. Selge, head isu sulle! Aitäh!